tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, miks kriitika mõjub mõnele inimesele rohkem kui teisele. Jõudsime mõtteni, et kriitika ei tee haiget ainult sõnade pärast. Sageli teeb haiget see, mida me nende sõnade põhjal enda kohta järeldame. See viib meid järgmise küsimuseni. Miks kardavad paljud inimesed ebaõnnestuda? Kas asi on tõesti ebaõnnestumises endas või hoopis selles, mida me arvame, et see meie kohta ütleb? Kujuta ette, et sul avaneb võimalus kandideerida tööle, millest oled ammu unistanud, või esineda suurema publiku ees või alustada oma ettevõttega. Sa tead, et sul on võimalus õnnestuda, aga samal ajal on võimalus ka läbi kukkuda. Ja just selle mõtte tõttu jätavad paljud inimesed proovimata. Mitte sellepärast, et nad ei oleks võimelised, vaid sellepärast, et nad kardavad ebaõnnestumise tunnet. See võib tunduda kummaline, sest ebaõnnestumine ise kestab sageli üsna lühikest aega. Vestlus saab läbi, eksam lõpeb, intervjuu saab läbi. Aga meie mõtted võivad sellega veel päevi või isegi nädalaid edasi tegeleda. Sageli ei ole kõige raskem see, mis juhtus. Kõige raskem on see, mida me sellest enda kohta järeldame. Kui inimene mõtleb, et see ei õnnestunud, siis on tal võimalik järgmisel korral uuesti proovida. Kui ta mõtleb, et ta on läbikukkuja, siis muutub olukord palju raskemaks. Üks kirjeldab sündmust, teine kirjeldab inimest ennast. Ja need ei ole üks ja sama asi. Siin mängib rolli ka meie aju. Aju püüab meid kaitsta. Kui mingi olukord on varem tekitanud piinlikkust, häbi või pettumust, jätab aju selle meelde. Järgmisel korral püüab ta sind sarnase olukorra eest hoiatada. Sellepärast võib enne eksamit, töövestlust või tähtsate esinemist tekkida tugev ärevus. See ei tähenda, et sa ei saaks hakkama. See tähendab, et aju üritab vältida võimalikku ebameeldivat kogemust. Probleem on selles, et vältimine töötab ainult lühiajaliselt. Kui jätad kandideerimata, tunned võib-olla hetkeks kergendust. Kui jätad küsimuse tunnis küsimata, väldid piinlikkust. Kui ei lähe intervjuule, ei saa sind ka tagasi lükata. Aga samal ajal ei saa sa ka kogemust, mis aitaks sul järgmisel korral enesekindlam olla. Ja nii võib hirm tasapisi hoopis kasvada. Psühholoogias räägitakse sageli sellest, et õppimine toimub ebamugavuse piiril. Kui kõik tuleb alati esimese korraga välja, ei õpi me kuigi palju uut. Eksimine on õppimise loomulik osa. Me rääkisime sellest ka õppimise videoseeriates. Aju õpib kõige paremini siis, kui ta peab midagi parandama. Kui eksimusi üldse ei ole, on arengut tavaliselt vähem. See on oluline ka vaimse tervise seisukohalt. Kui inimene hakkab ebaõnnestumist iga hinna eest vältima, võib tema maailm tasapisi väiksemaks muutuda. Ta ei proovi uusi asju, ei kandideeri, ei esita küsimusi, ei avalda oma arvamust. Mitte sellepärast, et ta ei oskaks, vaid sellepärast, et võimalik ebaõnnestumine tundub liiga hirmutav. Ja mida rohkem me midagi väldime, seda suurem see hirm sageli tundub. Aga mida selle teadmisega siis teha? Kõigepealt, kui miski ei õnnestu, kirjelda juhtunut võimalikult konkreetselt. Ära küsi kohe, mida see minu kohta ütleb. Pigem küsi, mida ma sellest õppisin. Teiseks, tuleta endale meelde, et peaaegu kõik inimesed, keda sa imetled, on kogenud ebaõnnestumisi. Vahe ei ole selles, et nemad ei eksinud. Vahe on selles, et nad ei lõpetanud pärast esimest tagasilööki. Ja kolmandaks, kui märkad, et väldid mõnda olukorda ainult hirmu pärast, proovi teha üks väike samm. Sa ei pea kohe pidama suurt ettekannet. Võib-olla piisab sellest, et küsid ühe küsimuse või saadad ühe kandideerimisavalduse. Sageli väheneb hirm alles siis, kui hakkame tegutsema. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Ebaõnnestumine ei määra sinu väärtust. See on üks kogemus, millest on võimalik õppida. Ja sageli on just need kogemused need, mis aitavad meil kõige rohkem areneda. Järgmises videos räägime sellisest asjast nagu imposteri sündroomist. Tundest, et sa ei ole piisavalt hea isegi siis, kui sul läheb tegelikult hästi. Aitäh, et vaatasid. Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleemi üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.